unboxing aeg. Upgrade'is pärit. Suht heavy. Unustasin noa võtta. Nuga. Ma ei tea, kus see lahti saada teil. Oh. Meil on kõigepealt selline kaas. Protective case. New protective phone case. Super protection. See maksis 35 €. Aga ma sain 15-ga selle. See oli soodukaga. See on see, kus soodushinnad töötavad. Nii ma arvan, me peaksime unboxima selle. See on MagSafe, nii et ma saan kasutada kõiki ägedaid MagSafe asju, mis on olemas. Ma ei saa lahti seda ka. Ma sain lahti selle ka. Wow. See on päris cool. Nii et see on selline, eks ole. See-through. Sellel on näha, et seal nagu ääred on kõrgem. See peaks olema selliste nagu mingite hukkide asjadega. Näe. Sa saad selliseid nüüd ära võtta. Ma pakun igalt pool, ja mis sa saad teha on see, et sa saad selle võtta nagu kahelt poolt need lahti ja siis panna selle telefoni nagu niimoodi laua peale. Ja siis see main show on siin bubble wrapi sees. See on see teema. See on see, miks me siin oleme. Ma arvan, et aeg on unboxida see siin. Wow. God damn. Kas on teed siis sinu telefon? See on minu telefon. See on minu iPhone. Oota, me matchime nüüd. Oh yeah. Meil on matching iPhone 13 Pro'd. See on nii äge, see on nii ilusat värvi. Ma ei näe seda. Väike võrdlus mu vana Xiaomi Redmi Note Pro 13. Need mõlemad on 13 Pro'd. Ma raasalt lasen selle puuli pähe. Okei. So ma filmin seda praegu Xiaomi Redmi Note 13 Pro esikaamera peal. See on 1080p 30 fps. Ja me kohe lülitume ümber mu uue iPhone 13 Pro peale. Me proovime kõigepealt sama esikaamerat. Erinevus on aga see, et see on nüüd 4K 30 fps. Nii et me kohe näeme, kas sellel on mingi erinevus. Ja siis muidugi me testime ülejäänud kaamerat ka, mis sellel on. Ja nüüd me oleme ka iPhone 13 Pro peal. Ma ilmselt ei oska öelda praegu, milline see välja näeb. Ma ei ole vaadanud kordagi ühtegi videot. Mu pakkumine on see, et see näeb väga palju teravam ja parem välja. Lisaks ma eeldan sellest ka palju paremat mikrofonisüsteemi ja kvaliteeti. Ja see oli kindlasti üks asi, mis mulle selle Xiaomi juures ei meeldinud, oli selle audio. See oli päris halb. Ma olen siin samas kohas, kus eile, et testida selle iPhone'i peamine tagumine kaamera. Kõik resolutsioon ja kaadrid on samad. Ja muidugi mind ka väga huvitab, kuidas on see audio niipidi. Kas see kuidagi muutub, kas on parem, kas on halvem. Ma vaatan seda kindlasti ka ise üle, aga kirjutage teie kommentaaris, kumb pidi teile rohkem meeldib see. Ja üks lisadest, mis ma veel tahan seda teha, on ka, kuidas on see 0,5 sellel kaamera, sellel telefonil. Sest selle Xiaomiga see laiem vaateväli alati on hea, aga selle Xiaomi telefoniga see lihtsalt ei olnud väärt seda kvaliteedi kaotust, mis sa said sellega. Sest 0,5 on alati natuke halvem. Aga see langus minust oli nagu nii tõsine, et see lihtsalt ei olnud mitte mingit moodi väärt. Aga ma arvan, et kuna see 0,5 on ka 4K-s tegelikult, siis see ei pruugi üldse olla nii kohutav.